Tere tulemast ja suur rõõm on tervitada sind järjekordses videos siin YouTube'i kanalil. Minu nimi on Kadri ja nagu ikka kasutan ma oma videodes abivahendina minu enda loodud Sinu kodune terapeut elulisuse sümbolkaarte. Kui sul on lähemalt huvi, milliste kaartidega on tegemist, siis leiad siit samast videode alt ka tutvustava postituse. Ja kaartide tellimiseks pöördu siis palun otse minu poole. Ja väike info veel teadmiseks, et novembrikuus, kuna on minu elulisuse 4. sünnipäev, sünnikuu, siis on nii eksklusiivne kinkepakk, mis sisaldab siis lisaks kaartidele põnevaid, puhtaid looduslikke tooteid ja ka ainult kaardid eraldi ostes –25%. Kui nüüd tulla tänase teema juurde, siis räägime täna pisut unikaalsusest, räägime potentsiaalist ja räägime missioonitööst. Mida see kõik siis täpsemalt tähendab? Minu jaoks tähendab missioonitöö seda, et me oleme kõik sündinud siia ilma mingisuguse unikaalsusega. Ehk meis kõigis on olemas mingisugused anded, mingisugused oskused, midagi, mida me oskame hästi teha, midagi, mis meil tuleb paremini välja kui teistel, mis on meie jaoks loomulik. Aga selleks, et seda unikaalsust töösse rakendada, selleks on vaja teha ka samamoodi tööd, ehk see unikaalsus tegelikult on esialgu puhtalt potentsiaal. Ehk siis selleks, et sa jõuaksid selle potentsiaali realiseerimiseks, tuleb sul hakata reaalselt astuma samme. Nagu sa näed siin pildi peal, see uss on ka selline justkui käänuline rada. Ta ei ole kohe siin üleval, vaid sa alustad seda teekonda siit alt. Sa hakkad astuma samme ja tegema midagi selleks, et sinu hing saaks särada. Sa õpid kogu aeg mingisuguseid uusi teadmisi, uusi oskusi. Sa kogu aeg lihvid iseennast paremaks, targemaks ja väljendusrikkamaks. Ehk siis, kuidas sa saad aru, et see miski, mida sa teed, väljendab sinu unikaalsust, on see, et sa hakkad tegelikult ise sisemiselt särama. Täpselt nii, nagu sa näed, siin taustal särab see küünal, säravad need tulukesed. Sa tunned, et see, mida sa teed, paneb su hinge helisema. Sa tahad saada selles paremaks, sa tahad saada oskuslikumaks ja sa tahad väljendada seda, mis tahab sinust sündida. Nagu ma ütlesin, siis kindlasti ei ole me kohe valmis. Me ei ole kohe siin tipus. Selleks, et sinu unikaalne hingeteekond saaks avalduda, sa võid kindel olla, et sa hakkad silmitsi seisma erinevate takistustega. Ja need takistused ei ole mitte selleks tulnud, et sa arvaksid, et see tee on sinu jaoks vale või et sa siia tippu kunagi ei jõua. Absoluutselt jõuad. Need takistused tulevad, panevad sind proovile. Kas sa oled valmis kasvama, kas sa oled valmis arenema, kas sa oled valmis muutuma ja kas sa oled piisavalt südikas, et oma unikaalsust väljendada. Võib-olla sa oled kuulnud sellist lauset, et teekond tippu ei ole kunagi sirgjooneline. Kui sa näed seda pilti, siis siin on mäestik ja siin mäestikul on ka erinevad tasandid ehk erinevad tipud, mis tähendab seda, et sinu teekond ja sinu potentsiaal on tegelikult lõputu. Et siin ei ole olemas seda, et on ainult üks tipp, kuhu jõuda. Sa kogu aeg jõuad ja ületad ennast ja jõuad järgmisse tippu ja järgmisse tippu ja järgmisse tippu. Ja see teekond tegelikult sellel teel ongi lõputu. Ja väga tihti sellel teekonnal sa koged sellist laiali paiskamise tunnet, mis tähendab seda, et alati
ütleme niimoodi, kui sa hakkad kuskile tasandile pürgima, siis mõnikord sa vajud tagasi alla. Ehk siis midagi paisatakse laiali. Ja see annab sulle tegelikult märku sellest, et võib-olla see suund või see valik ei olnud õige. Aga ükski kogemus ei tule meile mitte sellepärast, et me oleme rumalad või et me tegime vale valiku, vaid need tulevadki sellepärast, et näidata meile läbi selle kogemuse, kas see teeots oli õige. Ehk siis ta paiskab midagi laiali, aga kui see tolm on nii-öelda maha langenud ja settinud, siis sa tegelikult saad aru, et okei, ma nüüd saan valida mingisuguse teistsuguse teeotsa. Läbi nende erinevate teeotsade, erinevate kogemuste settivad paika sinu hingemissiooni tingimused, mis tähendab seda, et sa liigud kogu aeg sellele lähemale, mis päriselt toimib, mis päriselt on õige ja mis enam kokku ei kuku. Ehk see ei tähenda, et kui sa vahepeal kukud maha, et siis see kogu aeg jääbki niimoodi olema. Ei, sa settid paika enda jaoks olulisi õigeid aspekte, et sa saaksid väljendada seda puhast ja autentset iseenda tõde. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, siis sinu potentsiaal on väga mitmenäoline. Siin on väga palju erinevaid tippe, väga palju erinevaid võimalusi, sa ei pruugi neid ka kohe alati ära tunda. Ja selleks, et sa saaksid jõuda sinna maale, tulebki hakata sul minema. Ehk siis tegelikult sa pead vahest panema mängu kõik, et kuskile jõuda. See on täpselt samamoodi, nagu on meie elus näiteks paari suhtes. Sa pead ära otsustama, kas sa lähed all in ja koged seda suhet sügavalt või sa lased oma hirmudel endast võitu saada ja sa koged mingisugust, võib-olla küll mingit suhtlust, aga see on pinnapealne ja sinu hinges on pidevalt see rahutus, et midagi on puudu, ma tahaksin midagi enamat. Ehk siis täispanus on see, mille tulemusel sa saad elus ka jackpoti. Ehk siis sa pead olema valmis võtma riski. Väga tihti on meie elus see, et me küll oma peas mõtleme ja keerutame ja käime ringi ratast mingisuguse ideega, millegagi, mida me tahaksime väga teha, aga me ei jõua tegudeni. Kui me ei jõua tegudeni, siis see mõttemüra siin peas jääbki sinusse keerlema. Ehk siis nagu ma ka varasemalt ütlesin, tuleb asuda tegudele. Sa pead hakkama astuma sinna ülesmäge selleks, et jõuda kohale. Selleks, et jõuda kohale siia esimesele tasandile, pead sa reaalselt hakkama minema. Iga teekond algab esimesest sammust ja meile mitte kunagi ei näidata tervet teekonda. Iga järgmine käänak on tunnustus ja õnnistus sulle, et sa oled hakanud minema. Minu kaardipakis on juhuslikult 2 kaarti nimega teekond. Nagu teada on, siis tegelikult meie elus juhuseid ei ole. Ja nagu ma ütlesin, selleks, et sa saaksid jõuda esimese tipuni, tuleb sul usaldada seda algust. Sul tuleb usaldada seda, mille peale sa kõigepealt mõtlema hakkasid, see mõte, mis sul siin peas tekkis. Ja siis sa võid näha, et kui alguses sa jõuad siia esimese käänakuni ja avaneb uus pilt, siis mõnikord avaneb sulle ka suurem pilt oma teekonnast. Aga järjekordselt sa pead hakkama usaldama seda impulssi ise enda sees selleks, et sulle saaks lahti rulluda see suurem pilt. Kuidas ma tean, et see on see, mis mu hinges ära paneb? Kuidas ma tean,
et see on minu unikaalsus. sa tead seda selle järgi, et su sisetunne ütleb seda. usalda seda häält enda sees. see on miski, mida tehes kaob sul ajataju. see on miski, mida tehes tekib sinu sees elevus. kui sa olid väike tüdruk või poiss ja sa mängisid, siis sa olid ju loov. sulle meeldis see, mida sa tegid, sul tekkis tohutult ideid, kuidas midagi paremaks teha, täiustada, kuidas kutsuda sõpru mängima, ehk siis kuidas kaasata inimesi enda tegemistesse. ühesõnaga, see impulss ja see tunne ja see teadmine on tegelikult sinu enda sees olemas. sa pead lihtsalt usaldama seda, et mitte keegi teine sinu elus ei saa sulle ette öelda, et see, mida sa teed, on õige või vale, vaid sa saad seda kogeda puhtalt läbi iseenda tunde. ja nagu ma ütlesin, siis vaata seda kaarti, sellel kaardil ei ole nimetust, see on nii põhjusega. igaüks saab sellele kaardile anda oma tähenduse. aga minu jaoks on see tähendus see, et kui miski, mida ma teen, on minu jaoks õige, siis ma tunnen, et mu südames justkui hakkab avanema roosiõis. iga hetkega saan ma suuremat inspiratsiooni, suuremat juhatust, mulle tulevad vahendid, minu ellu tulevad inimesed, keegi ütleb midagi, kuskilt on mingi kinnitus numbrite näol. iga kord avaneb uus kiht ja ma jõuan läbi selle tegevuse sügavamale iseendasse ja omakorda on see tulemus, mis minu tegevusest sünnib, viljakas ka väliselt. ehk siis vastus küsimusele, kuidas ma tean, et see asi, mida ma teen, on minu jaoks õige asi, siis kui sa oled joondunud oma hingega, kui sa oled joondunud oma südamesoovidega, siis on väline tulemus alati viljakus. raha järgneb alati sisetundele. kui sa teed asju vastupidi, selleks, et teenida raha, tehes midagi, siis jah, sa teenid raha, aga kui sa keskendud kõigepealt sellele, et sa joondud oma südamega, siis on väline küllus ka sinu jaoks kindlasti palju-palju suurem. ma võtan siia lõpetuseks 3 sõnumit, mis tahavad tulla läbi just praegusel hetkel ja mis annavad meile veel vihjet selle kohta, kuidas jõuda unikaalsusesse, kuidas töötada oma hingemissioonis ja mis on need märgid selleks. ja nii mõnigi kaart oli sama, millest me juba siin rääkisime. ehk siis luba asjadel paiskuda laiali, luba asjadel oma elus muutuda, muunduda, liikuda, võta vastu see kaos iseendas, kus sa veel päriselt ei tea, mis on lõpuni sinu jaoks õige. hakka seda teekonda kõndima ja need õiged väravad avanevad sulle. ja viljakuse kaart, millest just rääkisime, kui need sammud on õiged, on ka väline tulemus sinu jaoks viljakas. 3. kaart on sensuaalsuse kaart, nimetus on tal küll sensuaalsus, aga taaskord see naine siin pildil on suletud silmadega, ta on välimuselt sätitud, mis näitab seda, et ta on ühenduses iseenda hingega, iseenda olemusega ja see avaldub välises pildis tema loomejõuga, loomeenergiaga. ja selle tulemusena ta joondub üha rohkem oma hingega ja hakkab ka väliselt üha rohkem särama. nii et armas kuulaja, ma tänan, et sa selle video lõpuni vaatasid. ma olen väga tänulik, kui sa jätad mulle siia kommentaaridesse tagasisidet
mis taipamisi sa enda jaoks said, mis küsimusi sul tekkis. Ja ma soovin sulle imeilusat teekonda sinu sära avastamiseni. Kohtume jälle.